Tere! Arvutitark on taas vahendamas uudiseid IT-maailmast ja teejuht Veiko Tamm on siin stuudios koha sisse võtnud. Tervist! Tänase saate esimese teemana vaatame mitte ainult suuri arvuteid, vaid piilume pisikeste, kompaktsete, võiks öelda isegi üliväikeste arvutite maailma ja milleks nad edulised on. Selleks saime me otsitud välja Inteli NUC-i ehk Next Unit of Computing. Mida ta võimaldab ja kuidas seda kasutada, sellest juba lähemalt vaatame teejuht Tõnise abiga. Nagu ma aru saan, on tegemist ikkagi lauaarvutiga, mis on väga väike, väiksem kui meie harjunud oleme, jah? Jah, seda ta nüüd on, arvestades, et ta on siiski statsionaarne ja ei ole mõeldud mobiilseks kasutamiseks, kuigi paljud komponendid temas on pärit mobiilarvutite maailmast. Ja just selleks, et tagada energiasäästlikkus ja väikene ruumivajadus. No täna näitame neid arvuteid, millel on siis nimeks NUC, aga lisaks arvutitele tuleb juttu ka monitori valimisest, ehk siis kuidas orienteeruda selles suures virvarris, mida ma näen, kui ma astun poodi ja mu ees on 10 erinevad monitorid. 10 on vähe öeldud. Mitmeid kümneid on ka meie turul juba erinevaid tootjaid, kellel igaühel on mitmeid kümneid monitore ja mudeleid valikus. Nii et võiks öelda, et meil on mitmed sajad erinevad monitorid, erinevad suurused, erinevad hinnad ja tõepoolest, kuidas sealt valida, väga palju tavalisi inimesi otsustab lihtsalt hinna järgi. Alustuseks aga vaatame ära, mida kujutab endast NUC-arvuti. Karp laulab lausa. Jah, ja see arvuti on nüüd lausa nii pisikene. Ja seal on nüüd kõik meil olemas, eks ole, mida nii-öelda eluks vajalik, ainult monitor ja klaviatuur ja hiir on seal puudu. See on valmis komplekt, nüüd siin sees on juba olemas ka kõvaketas ja SSD ja Wi-Fi moodul, nii et siit on nüüd ainult tõesti puudu klaviatuur ja monitor ja hiir. Aga Intel siis algselt müüb neid edasi sellisena, et siis on olemas protsessor, emaplaat ja siis see korpus. Et osad asjad tuleb tõesti juurde siis muretseda. Aga see annab ka võimaluse plastiliselt sättida, kes tahab kõvemat ja veidi kallimat lahendust, kes tahab väga lahjat lahendust, kes ainult võib-olla videot vaatabki selle pealt ja pilte ja rohkem nagu pole vajagi, ütleme meediakeskusena, eks ole. NUC-i on võimalik ka kinnitada monitori taga küljele VESA standardse kinnitusega. Paneel on kaasas, monitor peab lihtsalt toetama sellist võimalust. Kruvite 2 kruvi põhja alla ja kinnitada nime lihtne. Ja ongi paigas. Nüüd siis on ainult kaablit külge, eks ole, ja toite ühe. Nüüd on arvuti siia taha ühendatud ja ma näen, sa oled tema juhtimiseks ühe väga nutika klaviatuuri siia leidnud. Võib-olla kõigepealt sellest paar sõna. See on nüüd Logitechi klaviatuur, millel on siis hiir sisse ehitatud touchpadi kujul, täpselt nagu sülearvuti puhul. Ja eriline on tal veel see, et vasak klahv on ka olemas siin servas, nii et käes hoides on mugav, saate hiirt kasutada ja samas klahve vajutada ilma, et peaks kuidagi mängima selle ühe käega. Ja kui kaugele ta võtab, kui meil on näiteks see NUC nüüd teleka taha pandud, siis võib diivanil rahulikult istuda ja töötada sellega. Jah, selleks vast sobib kõige paremini. Isegi sisse lülitamine on võimalik puldi pealt. Praegust on nüüd siin pilt ees ja see arvuti sai sul ehitatud natukene võimsam, kui nüüd kõige odavam versioon välja tuleks. Aga see peaks ju vist lubama ka juba täiesti mõningaid mänge mängida. Jah, et siin on nüüd täitsa võimas Inteli integreeritud graafika ja i3 protsessor ja siin saame ka proovida näiteks sellist rallimängu nagu Grid 2. Et nüüd me näeme siin siis, kuidas monitori peal see NUC mängib täiesti piisava kiirusega, mingit jõngsutamisi, pidurdamisi ei ole, nii et võimsus jagub ja katsetaks äkki, kuidas ta teleka taga töötab. Loomulikult väga paljud ei plaani oma elutoas mängimisega tegeleda, võid võib-olla tahavad arvutit kasutada veebi lugemiseks, brausimiseks, tutvuda interneti sisuga, võib-olla töötada oma Wordi või Exceli dokumentidega.
siis sellisel puhul ei ole nii kallist konfiguratsiooni vaja ja saab lahenduse palju odavamalt. Et Tõnis, räägi nüüd nende hindades, kuidas see mänguvõimeline masin maksab ja palju oleks siis nagu kõige odavam Inteli nukk, mis piisab, et veebi lugeda, et filme vaadata, muusikat kuulata ja oma dokumente lapata. Et nüüd see komplekt, mis meil siin on, siis selle hinnaks jääb umbkaudu 420 eurot ja kõige lihtsama nukikomplekti saab ligikaudu 200 euro eest kokku. Ja samas ta ise on siuke pisike kompaktne. Nukiga võrreldes siis sama võimas i3 protsessoriga arvuti sellisesse korpusesse, nagu me varem näitasime, mis oli meie mänguri arvuti kõrval, siis see tuli umbes 30 eurot odavam. Nii et natuke üle 150 euro ja teil on arvuti olemas. Aga nuki juures on üks hea omadus ka mitte ainult kodus elutuppa, või ka näiteks kontoritesse, sekretärid, igasugused pangatellerid, et ei ole vaja enam ühte täiendavat kasti sinna arvuti kõrvale ruumi raiskama või laua alla, vaid keeratada krõpsti monitorile taha ja teil rohkem polegi vaja kui ainult monitor, klaviatuur ja hiir. Veiko, kui palju meie inimesed üldse selliste miniarvutite vastu huvi tunnevad või kui palju osatakse tunda? No võib-olla ongi siin asi selles, et ei osata veel tunda, paljud pole kuulnudki ja kes on seda näinud, nagu sinagi ütlesid, oi, sellist asja tahaks. Ja oi kui odav. Ja tõepoolest, kui me vaatame ringi meie firmades, siis alates sekretäridest kuni raamatupidajateni kõigil seisavad ees need suured vanad hallid kastid, mis on ka energeetiliselt ebaotstarbekad. Kui me võtame näiteks, et meil on firmal, ütleme seal paarsada arvutit ja iga sellise suure kolaka asendamine pisikese ökonoomse masinaga lubaks säästa näiteks masina pealt kasvõi 100-200 vatti energiat, siis kokkuvõttes on need 10 kilovatid igas tunnis. Aga praegusi elektrienergia hindasid arvestades oleks see firmale väga suur kokkuhoid. Ning ka kodus, ütleme, me nägime, kuidas, kui lihtne on teda paigutada kas televiisori või monitori taha ilma ruumi raiskamata, et tasuks küsida, kellel ei ole eesmärgiks mängimine tõesti keerukamate mängude jaoks, jääb ta natuke nõrgaks ka oma jahutuselt, aga muidu uurige kõik arvutifirmad, kes natuke paremini varustatud on, kaasatud arvutitark, on teile lahkesti nõus seda demonstreerima, tutvustama ja müüma. Ja lisaks arvutile on ju vaja ka monitori, et nüüd olemegi jõudnud monitorite juurde. Kuidas neid monitore siis ikkagi valida? Monitoride hulk, kui minna kuskil arvutipoodi, on ääretult suur, kui vaatame veebipoodi, me leiame neid sadades ja sadades. Ja tavaliselt inimene ei oskagi rohkem otsustada, kui võtab nagu selle kõige odavama, kas rahakoti järgi või siis mingi juhusliku. Nüüd praegusel ajal on monitorid juba hind on LCD-del nii kõvasse langenud, et pisikesed monitorid on faktiliselt kadunud. Me ei leia enam 15 ja 17 tolliseid monitore. Tõnis leidis laost meile veel ühe 19 tollise. Monitoride suuruse koha pealt siis 19 tolline on kõige väiksem mudel, mis üldiselt hetkel müügis on ja suuremad siis nagu meil siin laua peal on 27 tollised ja on ka suuremaid. Aga nüüd kõige levinumaks on praegusel hetkel muu teada vist 24 tolli. Jah, üldiselt siis on praegu turul läinud 24 tollised kõige populaarsemaks ja Full HD paneel on nagu üldtootmises standard hinna ajanud ka madalaks. Ja nüüd sa mainisidki Full HD-d. Järgmine asi, kui me oleme oma monitori suuruse välja valinud, mis meil ära mahub, tuleb vaadata ekraani resolutsiooni. Resolutsioon ehk ekraani lahutus antakse kahe arvu, näiteks 1920 korda 1080 kujul. Nüüd suuremate ekraanide puhul, näiteks kui me läheme juba 27 tolli juurde, siis seal kohata saab ka Full HD-d. Aga minu soovitus oleks siiski eelistada kas 24 tollist Full HD-d või siis juba võtta, nagu siin on meil tellimonitor, mis pakub lahutust 2560 korda 1440 punkti. Ja nagu näha, meil on laua peal 2 27 tollist monitori, siin on üks Samsung ja kõrval on teine Dell, aga
kuigi nad on ühe suurused, on neil erinev resolutsioon. Samsungil on Full HD, Dellil on peaaegu 2 korda suurema pindalaga resolutsioon, mis tähendab, et sinna peale mahub ka rohkem asju. Ja nüüd üks asi, millest me väga põhjalikult tehnoloogilist sisu ei ava, sest see nõuab juba, nagu öeldakse, tuumateadust, on paneeli tüüp. Kõige odavamad paneelid on TN või nagu öeldakse TN plus film. Nemad on hästi odavad, nad on hästi kiired, aga nende puuduseks on see, et vaatenurgad vertikaali ja horisontaali pidi on nigelad, värvid hakkavad muutuma. Ja tõesti, TN-id on kõige kiiremad monitorid reaktsiooni ajaga seal 1 millisekund, 2 millisekundit. See Dell näiteks siin on aga IPS. Seda loetakse üheks kõige paremaks paneeli tüübiks, tal on väga head varvi parameetrid, tal on vaatenurgad kohutavalt head, sobib ideaalselt näiteks fototöötuseks, kes teevad kas poolprofi või profi tasemel, aga samal hetkel jah, reaktsiooni ajad on seal 5–8 millisekundit. Samsungil on oma hea kvaliteettüüp, on PLS ekraan. Ka tasub vaadata, kui te tahate natukene kvaliteetsemat värvi ja vaatenurka, siis eelistage TN paneelile PLS-i. Ja on veel üks paneelitüüp, mis on ka nagu kvaliteetsem, TN-ist erinev, on MVA. Ja aga nüüd ütleme VA-tüüpi paneelid või siis MVA-tüüpi paneelide miinuseks on see, et tegelikult neil on kõige pikemad siis reageerimisajad. Et TN-paneelid on ülikiired, IPS ja PLS-i puhul võib siis öelda, et nad on keskklassi selle reageerimiskiirusega, aga VA-paneelid on siis võib-olla kõige uimasemad nendest. Kui PLS-i puhul Samsungil võib rääkida väga headest värvidest juba, siis Dell oma IPS-paneeli puhul paneb lausa kaasa kalibreerimisrehe, nii et on tehase poolt, on värvid paika kalibreeritud ja on valmis siis foto- ja videotöötluseks see paneel. Ja siis üks asi, mida võib ka vaadata, keda huvitab, on monitori ergonoomilised omadused. Seal on sellised kummalised nimed nagu näiteks pivot, näita, mida teeb see asi. No, ütleme siis kõige lihtsamast asjast võib-olla alustaks on tilt, et kõik odavad monitorid saab kallutada ette ja tahapoole üldiselt. Ja see on kõik. See ongi, sellega piirdub selle monitori võimekus. Aga nüüd, kui võtta ette Delli monitor, siis sellel on hästi põhjalikult ehitatud jalg. Ta on siis kõrguses reguleeritav. Teda saab ka kallutada ette taha nagu väikest monitori, see oli siis tilt. Nüüd järgmisena on meil võimalik see ekraan püsti pöörata, mida enamus monitorid ei suuda, seda kutsutakse siis pivotiks. Ja see võimaldab siis püstasendis monitori kasutada. Ja lisaks on tal siis võimalus ennast jala peal pöörata ilma, et jalga laua peal peaks liigutama ja see funktsioon on siis viivel. Meil on saadetud ka päris mitu kirja lugejatelt. Kui teilgi tekib küsimusi, siis esitage need aadressil tv@arvutitark.ee. Aga senistele kirjadele võib-olla oskad sa selgitusi jagada? Mõlemad teemad on tegelikult põnevad, mida võiks pikemalt juba käsitleda, ei ole ühe lausega vastatavad. Rene palub meil tutvustada lähemalt, milliseid protsessori jahuteid ja jahutussüsteeme on olemas ja kuidas nende vahel valida. Tõepoolest, kõik, kes ise arvutit ehitavad, neil on see päris tõsine küsimus ja me oma mänguarvuti ehitamise juures väga põgusalt liikusime sellest üle. Ja aitäh küsimusest, võtame selle teema lähemal ajal käsitlusse. Ning Tiit tunneb huvi teemaga, mis tegelikult meil tänases monitoride teemas natukene sai valgustatud, et millised on praegust formaadid ja millised on resolutsioonid televiisoritel ja arvutimonitoritel, millised on fotokaameratel ja millised on tuleviku väljavaated, kuhu see areneb ja kuidas nüüd seda resolutsiooni valida. Ka see on niisugune teema, millest me võtame ja räägime mõni teine kord pikemalt juba. Kohtumiseni järgmisel kolmapäeval kell 21.15. Kohtumiseni.